kaunis pärastlõuna Põhja-Tallinna rajoonis. Päike paistab, lilled õitsevad, pilved liiguvad, kolhoositöölised töötavad ja bussid sõidavad. Pärast pikka edukat koolipäeva naaseb meie uhkest haridusasutusest väike Tõnis, et kodus koolitükke teha. Bussi astudes otsib ta kohta, et hetkeks lõõgastuda, kuid mis see on? Vabu kohti pole. Ei ole võimalik, eriti me uutes autobussides. Milles probleem? Tundub siiski, et probleem pole bussides, et hoopis laiskades kodanikes. Nad istuvad välistel pinkidel. Kas ma näen und? No vaadake, millega nüüd hakkama saite. Väike Tõnis nutab. Meie statistikakomisjon on ka hiljuti välja uurinud, et see pole vaid sündmus, mis leiab aset väikse Tõnise elupiirkonnas. On tegu epideemiaga, milles võttis osa ligi 41% ühistranspordi kasutavates kodanikes Põhja-Tallinnas olevates uuritud bussides. Selline istumisaseme valik on isekas ja kapitalistlik ning selle tipuks, selle tagajärjel kannatavad teie seltsimehed, kes pikalt tööpäevalt naastes sooviksid puhata. Isegi seltsimees Vanur on kurb, kuid selline isekas käitumine pole ilma kättemaksuta. Ei kannata vaid teie moraal, vaid ka teie tervis, nagu väidab meie tervisekomisjon. Suureneb drastiliselt oht põdeda vererohuprobleeme, käärsoravähki, südame- ja veresoonkonna haigusi, diabeeti ja ka palju muud. Kuulete, viga teeme sulle vilet teie hauakohti valides. Nii et järgmine kord, kui bussi maha istute, arvestage ka väikse Tõnisega. Ärge olge liiga arad, et seltsimehele istut pakkuda. Teil ju siiski koos oma kodumaa ees. Mis see on? Tundus, et Tõnis loovutas oma istekoha seltsimees Vanurile. Tõeline pioneer vaim.